Kena algavat päeva. Liigun siis hetkel Lohkvast Tartu Ka raudtee suunas ja plaan siis ostades siuksed, mitte viboblokid, aga siuksed kiviblokid, mis on seest õõnsad niimoodi, mingi auk on sees, nad on suht kerged ja siis lõkke ümber teha mingisugused istumiskohad 3 inimesele, võib-olla 4, ma ei tea. Et tundus nagu siukene kõige lihtsam lahendus selles mõttes, et kuna tegu on sellise aiamaaga, kus sa nagu igapäevaselt nagu ei käi, et siis sinna mingeid kalleid pinke või asju osta on nagu pointless, et pärast keegi paneb rotti ja siis on majanduslik kahju endale tekitatud. Aga siuke kiviblokk vihma päikse käes, sellega ei juhtu mitte midagi. Mul on olemas mingisugused väiksemad isendid sellest, kui mul oli pelleti küttesüsteem, siis need olid pelleti mahuti all 4 tükki, aga need olid siuksed ühemoodulised nagu või näevad välja nagu sisuliselt mingid need moodulkursna detailid, aga nad ei ole selle jaoks mõeldud. Aga jah, et tavaline vibo, see on siukene, see määrib iseenesest, ta ei ole nagu väga puhas ja siukene mingid klibu tuleb sealt, kiviklibu või mina ei tea, tsemendijääki ja nii edasi. Aga sellel ma arvan, et see töötab väga hästi selles mõttes, et niimoodi, et kui üks kivi panna püsti, siis sa pead nagu seal peal nagu väga palju võimlema, et mitte külili käia täispeaga, eriti kui sa seal grillid ja jooki lased. Aga kui panna nagu 2 tükki üksteise peale ja külili, siis mulle tundub nagu siukene kõige loogilisem lahendus, et seda nagu teha, et Ka raudta, miks just sinna, siis seal näitas, et mingi soodukaga on vist €51 sellel kivil. Aga seda ma vaatasin paar nädalat tagasi, nii et reaalsus võib olla ka see, et nad on kallimad, et tuleb rohkem raha välja köhima hakata. Aga isegi kui ta 3 euri maksab, poole rohkem maksab, siis ei ole ka midagi väga hullu selles mõttes, et kannatab siiski osta. Ka raudtas kohal ilusti ja siin hoovi peal ja nüüd siis vaatab, kas siin saab neid kive ka või ei saa. Kaamera tuli küljeluuk vahepeal lahti. Klõpsu kinni ja nii sai klõpsu kinni. Nüüd näitan siis sellele Ka raudta vennale seda kiviga, mida mul vaja on. Siit peab mingisugused tšeki võtma või mingi paberi ennem, kui ei teagi, kus need kivid on. Pilgu peale viskama. Ma arvan, et nad on kuskil siin pool. Need on need, mis määrivad, et neid ma ei taha võtta, siin ei saa väga hästi peal istuda. Aga ma arvan, et see on see kivi. Jah, seda plokki oleks vaja. 6 tükki, 81. Õõnes plokk, Columbia. €81, 89 kliendikaardiga. Võts, selle ostangi. Ma olen küsinud selle tšeki ja võtan 6 kivi. Ma olin juba selle ära unustanud, et siin on niimoodi, et kõigepealt võtad kauba ära ja siis lähed maksad ära selle. Nii et see on päris hea tummine tükk, ma ütleks isegi. Veits ajab mingit kildu ka, mitte palju. 14,94 jah, tuli siis kokku. See teeb siis 14,94 14,94 jagada 6-ga. 2,49 tuleb tükki hinnaks siis ikkagi. Jah, nii nagu oligi, kõik õige.
no vot, selline sai siis. Algselt panin siis 2 kivi üksteise peale, aga jäi liiga kõrge. Et vajadusel saab tõsta kõrgemale või teha mingist ühest kivist mingisugune laud ka. Oleks võinud iseenesest ju panna või osta neid 3 kivi ainult. Aga noh, samas jälle tahad istmeid kõrgemale tõsta, tõstad 1 kivi teise peale ja ongi olemas. Või paned 2 kivi üksteise peale, tekitad mingi minilaua, et need on, ma arvan, siin ilmastikuga, nendega ei juhtu sul mitte midagi. No võivad seal talvel lumeanges ka olla, nii et täiesti suva ja lõkke ümber. Isegi niimoodi selles madalas istumisasendis oli see kordi mugavam kui niimoodi üksteise peale. Et panin nad niimoodi üksteise peale, siis tekkis selline tabureti tunne, et sa oled nagu liiga kõrgel või kuidagi, et ei tundnud nagu loomulik. Ja pealegi, kui on nad ümber lõkke kõik niimoodi 6 tükki ära jaotatud, et siis on sellel nagu see hea omadus, et hakkab suit sul kuskile poole ronima, vahetad kohe isteasendit ja elulill. Vot, aga selline lühikene siis väike sükene ülevaade siis tänasest tegemisest, toimetamisest ja ilusat päeva sulle. Tšau!